Tere, Artjom! Tere! Tõttu öelda pean ma sulle üles tunnistama, et ma ei ole nii noore persooniga veel saadet teinudki. Ma loodan, et sa ei ole väga staariks muutunud ja meil saab siin täna tore olema. Ei ole enda arust. Miks sa meid täna siia kutsusid? Ma nii väga oleks soovinud su kodu näha. No vot, stuudio on kuidagi siuke teiseks koduks kujunenud, et muusika tegemine on siuke südamelähedane asi. No. Sina said rahva lemmikuks aastal 2011. Räägi, kui palju on elu nende 3 aastaga muutunud? Eks ta on väga-väga muutunud, et enne seda saadet, siis Superstaari saadet, siis ma tegin, ma olin muidugi kogu aeg tegelesin aktiivselt muusikaga, et ma alustasin 1. klassist Tallinna poistekooris ja siis mingi hetk Tiineka eas ma hakkasin tegema bändi. Ja siis Tiinekana ikka sa tahad ju kõigile midagi tõestada ja siis tuli see nii-öelda kuulsuse janu ja tõestamise janu. Ja siis me saime bändiga nii-öelda noortebändile, mis oli siis tol ajal nii-öelda kõige kõvem sõna nagu alustavatele bändidele, et kui sa ikka seal mängid, siis sa oled juba tegija. Ja nii ta vaikselt nagu läks, kuni ma otsustasin üks hetk, et ma võiks proovida ka ju nii-öelda soololaulu. Ja siis 2010 või siis eelmisel hooajal ma proovisin esimest korda ja siis kahjuks mul ei õnnestunud saada isegi seda kollast kaarti, mida kõik nii väga ootavad ja kui sealt uksest välja tulevad, siis karjuvad ja hüppavad õhku, et siis mul oli veel, või mul oli just nagu häälemurre olnud ja siis mul oli hääl veits porgan ja ma ei olnud nagu võib-olla psühholoogiliselt veel nii valmis selleks, siis mul öeldi niimoodi viisakalt ära. Ja siis ma läksin järgmisel hooajal uuesti ja siis läks väga-väga hästi, no. Aga koolis oled sa käinud Tallinna 21. Keskkoolis, jah? Jah, kõik 12 klassi 21. koolis. Ja kusjuures mulle tundub, et just sealt koolist tulevad sellised tublid laulupoisid. No eks ta on et enamus lauljad, kes on tulnud sealt, on ikkagi välja kasvanud siis sellest Tallinna poistekoorist. Et Liide Rahul oli siis meie siuke teine ema tol ajal või nagu kooli ajal, et ta tõesti andis meile väga-väga palju, et peale nagu muusikaliste teadmiste õpetas ta meid ka nii-öelda meesteks või kasvatas meis intelligentsust, et ma olen väga tänulik talle ka selle eest, et ta päriselt tegeles meie kasvatamisega. Ja ta oli üks mu lemmikumaid õpetajaid kooli ajal. Seda on hea kuulda. Aga Artjom, sinu pere nimi reedab just, kui sa oleksid pärit kakskeelsest perest. Vastabki tõele? Põhimõtteliselt küll, jah, et isegi võib-olla õigem oleks öelda, et ükskeelsest, et me ikkagi kodus suhtleme pigem ikka vene keeles. Ja kõik mu sugulased on ikkagi kuidas ma ütlen, slaavi verest, slaavi verega. Aga mingit aktsenti ma küll ei tunne. Mul oli see, et ma läksin juba 2-aastaselt või 3-aastaselt läksin Eesti sõime ja eestikeelsesse sõime ja sealt eestikeelse lasteaeda ja Eesti kooli, et ma olen nagu enamus oma elust rääkinud ikkagi eesti keelt ja päevas nagu 80% ma ikkagi räägin eesti keeles kogu aeg. Guugeldasin ennist sinu kohta ja seal annab laulja, vokalist, helilooja. Ja kui ei mõtle selle peale, et sa oled 92. aastal sündinud, siis ma mõtlen, issand, et tegemist on suisa vana inimesega. Et pead ennast heliloojaks ka? Ma arvan, et helilooja on üleüldiselt tänapäeval ikkagi, kuidas ma ütlen, minust helilooja on ikkagi Mozart, Bach, siuksed suured nimed, kes kirjutavad reaalselt siukseid tunniseid, sümfooniaid, teoseid, oopereid, balletimuusikat, et minu jaoks on helilooja ikka siuke suur sõna. Et pigem siuke, kuidas ma ütlen, lihtsa muusika looja või popmuusika looja või siis pigem produtsent või kuidagi niimoodi kergemalt öelda. Aga ma tõesti nagu kirjutan muusikat ja sõnu ja mulle väga-väga meeldib see. Lihtsalt vaikusesse tühje sõnu lobin ma, mitte mingisugust vastust ma ei saa. Vaid mu aeg nii möödub, kõik need tunnid, mida ma võinuks paremini kasutada.
pidurdada. Ainsad põhjus selles, mida teed sa minuga, lihtsalt pole miskit parata. Kas ei leia sõnu või siis mängid minuga, vahet pole, kuni kannatan ma. Kui mulle silma vaatasid, viis tervit sinu juurde ja su suudlust ootasid, et särkas must lootus, kui mind ära tõukasid. Alla kuristiku suurde, kui ma lendu tõusin siis ja lendan su juurde, ma ikka tagasi. Kui sa olid seal Superstaari saates, siis tegelikult kõik kohtunikud olid lausa vaimustunud sinu laulu häälest, öeldes, et sellist briljanti ma ootasimegi. See oli kompliment või kuidas seda nagu niimoodi 3 aasta tagusega niimoodi võrdled, seda öeldud? Et praegusega siis? Jaa. On see hääl veel briljantimaks läinud? Vot ma ei oska ennast kunagi hinnata ja ma ei oska öelda, kas mu hääl on siis nagu paremaks läinud. Ilmselt ikka on aastatega paremaks läinud, sest ma olen ise vanemaks saanud ja teadagi, et meeste hääl tegelikult areneb 30. eluaastani. Aega veel on. Jah, nagu mu hääleseade ütles. Et eks ma arvan, et ma olen ise nagu arenenud, võib-olla isegi mitte nii väga vokaalselt kui just jällegi psühholoogiliselt, et lavaolek ja et see kõik on nagu vabamaks läinud ja suhtlemine inimestega ja lauludest arusaamine ja laulu sõnumi tõlgendamine ja kõik see. Eks ma arvan, et vokaalne tehnika on ka natuke paremaks teinud, ma loodan ainult. Ei, muidugi. Sinust kirjutatakse viimasel ajal väga palju, kõik võimalikud portaalid on tegelikult sinu pilte täis, alates Elu24 lõpetades Buduaariga. Kas ma saan õigesti aru, et sa saad meediaga päris hästi läbi? Või oled seda liiga ka teinud? Otseselt ma pole kellegagi nagu skandaali nagu otseselt sattunud ja mulle pigem nagu meeldib meediaga suhtlemine ja see on nagu, et ma nagu ei hoidu sellest ja ei pärsi seda. Et minu jaoks on see nagu normaalne, et kui sa oled võib-olla natukene tuntum, et sa peaksidki jagama nagu oma elukogemusi või see, mida tahetakse teada ja uuritakse. Ja see tuleb nagu tegelikult ka sul endale nagu kasuks. No, artistil on väga tähtis hea välja näha. Kust oma riided soetad ja kus juures ennist nägin ka, et päris ilueedi oled. Et viskasid keeli endale justesse. Tegelikult mulle absoluutselt ei meeldi shopata. Aga ma tean, et Saara pood sulle meeldib. Saara pood ja Saara meeldib mulle, aga üldiselt mulle meeldib, et ma lähen kuhugi välismaale ja siis ma korraga ostan endale hästi palju asju ja siis ei käi nagu poodides, kui just ei ole mingiks ürituseks mingit kindlat asja vaja. Et ongi, et lähed kuhugi Euroopasse. Alati on seal see, et seal on hoopis teised riided kui siin. Ja sa saad vabalt osta tegelikult ka eelmise hooaja kaupa ja siis odavamalt, kuna see nagunii ei jõua nagu, arvatavasti see ei jõua Eestisse või siis kui jõuab, siis ta on nii-öelda uue hooaja kaup. Et selles suhtes seal välismaal on nagu rohkem vabad käed ja tavaliselt ongi, et ma võtan need shoppamise tuurid siis seal kuskil ette, ostan nendele kohvriga asju ja siis kannan neid aastakese. Sinna kuuluvad aksessuaarid ka? Jah, et tegelikult nagu mingi ja nüüd ma kannan kella kogu aeg, et see käsi on kogu aeg täidetud, aga vanasti mulle meeldis hästi palju selliseid erinevaid kuljuseid ja asju kanda, et mäletan nüüd just seal Superstaari saates ka, et me käisime siis mingis laagris, kus olid lapsed, kes olid siis ühe oma vanema ära kaotanud ja nad tegid meile siis niidikestest mingid asjad ja siis mulle just meeldis, et sellised ise tehtud mingid käepaelad ja asjad, et kuidagi kaunistasid mu kätt väga, väga kaua. Räägime natuke iidolitest ka. Kes sinu iidolite hulka kuuluvad? Ma tean, et marsipoisid, jah? Marsipoisid ja isegi marsipoisid ja marsipoiss. Et Bruno Mars ja siis 30 Seconds to Mars ja... Miks? Tead, sest neil on...
nad on need, kes nad on ja seda see paistab laval välja ja see on kõige tähtsam. Et kui Bruno Mars võib-olla esimese plaadiga tegi ta nii-öelda pigem nagu popmuusikat, siis sellega ta võitis nagu kõikide südamed ja siis ta tuli teise plaadiga välja ja siis ta oli see, kes ta on, et ongi siuke võib-olla 70ndate siuke funk ja rock, et ta tegi teise plaadiga seda, mis talle meeldib ja see läks ka inimestele väga peale. Ja sama on 30 Seconds to Marsiga ja Jared Letoga, et ta ei karda olla see, kes ta on, vaid ta on see, kes ta on ja inimestel läheb peale tema isiksus. Mitte mingi võib-olla pop-artisti kujutel, mida nagu paljudest tänapäeval tehakse. Aga keda Eestist esile tõstaksid? Meil on tegelikult hästi palju andekaid inimesi. Näiteks ma väga üllatusin, kui Koit Toome võttis osa sellest Su nägu kõlab tuttavalt saatest. Et ma olin jumala kindel, et ta oskabki laulda ainult selle oma Koit Toome häälega, mida me kõik teame, mida me kõik kõrvus nagu mäletame ja kuuleme kogu aeg. Merelapsed. Just täpselt. Ja siis ta läks sinna saatesse ja mul vajus karp lahti, et tegelikult ta ju oskab nagu absoluutselt kõikides žanrites ennast väga-väga hästi tööle panna. Ja see oli tõesti imetlusväärne, et ta laulis põhimõtteliselt ooperipartiisid ja mingid väga kõrgeid Bee Geesi partiisid, et see oli nagu hästi äge. Millise muusika järgi sinu jalg tatsuma hakkab? No vanasti oli selleks muusikas kindlasti rock ja metal. Ja siiani, et kui ma kuulen kuskil metal-muusikat, siis see on nagu minu jaoks kõige südamelähedasem, et see tõmbab mind täiega käima ja see kuidagi paneb mind välja elama. Aga kuna selle saate ajal ma pidin ennast nagu proovile panema nii paljudes žanrites ja minu muusikaline maitse avardus nii väga, siis ma praegu näen igas muusikast midagi, mis paneb mu jala tatsuma ja ma näen ägedaid ideid ja ühesõnaga, et on nagu, ma kuulan kõike ja paljud asjad nagu panevad jala tatsuma. Kes meeldis mulle lõputult, kuid nii alguseks, kui see pilka enne ei maalinud, sai see lõpuks lõudult, ma nii nõutult jäin vaatama ja oma lõukuus on avada, nii-öelda jõudnud, mis vajada, nii enne mõudu, mind rabasta, vaatan ta pilte ja meenutan, et nii pagana, väga tundsin kirge ja mind erutas mingit merutust, ta mind erutas alati. Siin salata sellest tekkiski mul armu palavik, siis tundsin külge nõme, kui sinust maaliti mulle vaid sünge lõue, piltsiti vaid tühja sünge õue, ma olin ülme õue, teadsin, et mu põue, see ei ole kivi ja ma teadsin, mida tunne, mis tunduda mu minevik, ma ei jõudnud öelda midagi ja niisiis, mida halba nime kirja lisid, kui lõpuks lahti lõi suu, kuigi tahtsin veel kuud, mu sõnad suurt kausesse vistu ei muud. Süttida ja kiire kustuda, võime rääkida, võime vaikida, ma pane üksinda, see pane meid uskuma, armu palavik, me kõiki nakata. Kunagi sa soovisid, oli sinu jaoks suureks unistuseks laulda koos Tanel Padariga, kas see on nüüd täitunud? Ei ole veel, aga ma loodan, et veel jõuab. Sa oled nii kuidagi rõõmus ja vahetu, et ma ei tea, iga inimene sooviks vist sulle öelda, et Artjomike. Artjomike või? On sulle varem öeldud? Vist Artjomčik on siuke tavaline. Artjomčik ja Tjoma, see on siuke venepärane hüüdnimi. Aga muidu kooli ajal mind hüüti Arkoks ja siis mu üks parimatest sõpradest hüüa mind Viskiks, et nagu sa Vitski. Ilmselt sellepärast, et mulle tegelikult maitseb Viski, et see on päris okei. Aga kas magusad asjad ka sulle maitsevad? Tõin sulle ruumikooki. Oho, aitäh. Pärast saad tead õhtul nautida. Väga, aitäh. Kas me armastusest ka räägime? No räägime. Mitu korda oled sa oma elus armunud olnud? Vot, see on raske küsimus, et
ilmselt armunud olen üks kord olnud ja see oli 4 aastat kestnud suhe, mis nüüd kahjuks nüüd ära lõppes, aga jah. Miks sellised asjad ära lõpevad? Ma ei tea, inimesed kuidagi kasvavad lahku või siis sai kuidagi liiga noorelt võib-olla kokku mindud, et tänapäeval üldse näeb, et võib-olla 30-selt hakkad sa üldse pere looma, et kuidagi nii läks ja ma arvan, me lihtsalt kasvasime kuidagi lahku, aga me saame normaalselt läbi ja sellest nagu ei ole midagi hullu. Kas me nüüd võime siia kaamerasse öelda, et Artjom Savitski on vaba mees ja lihaletil saadaval? Ja hetkel on Artjom Savitski vaba mees. No ma tean tegelikult, et väga paljud noored tüdrukud on sinusse armunud või armumas. Kas võtad seda kui komplimenti? On see nagu tülikas ka, kui sa kuuled jälle, et issand, jumal tulevad, tahavad autogrammi? Ei, tülikas kindlasti mitte, et pigem see näitab seda, et ju siis ma olen nagu midagi natukene elus õigesti teinud, kui keegi tahab autogrammi saada. Ja arvumine, ei tea, kas nad arvavad, aga lihtsalt see on ju tiineka eas nagu täitsa tavaline, et sa fännadki inimesi võib-olla natuke rohkem kui tavaliselt. Et mäletan samuti, et mul oli ka tiineka eas lemmikbänd ja ma lihtsalt vaatasin hommikust õhtuni nende videosid ja tahtsin olla nende sarnane ja eks see ongi, see käib nagu teismelise ea juurde, et sa alles nagu avastad, et kes sa tegelikult oled ja kelleks sa tahad saada. See käib sellega kaasas, see on alati niimoodi olnud. Kes on sinu arvates Eesti kõige vingem naine? Kõige vingem naine? Jaa. Mina tean. Kes on minu arvast? Ma arvan, et äkki see on Anne Veskina. Ma olen temaga ükskord isegi lava taha sattunud ja juttu rääkima ja ta on tõesti nagu siuke oma vanuse kohta nagu väga-väga siuke siiras ja aktiivne ja samuti hästi vahetu ja ta on ju nii kaua estraadil olnud ja laulnud ja siiamaani laulab, et ainult respekt, et ta viitsib ja tegeleb sellega. Kuigi, kui ma sulle üks päev helistasin, leppisime kokku, et me poliitikast ei räägi, aga kaudselt tegelikult võtame ette, et mida arvad sellest uuest kooseluseadusest? Ma ei oska sellest mitte midagi arvata, kuna see otseselt nagu see ei puuduta mind, see ei puuduta minu perekonda ega midagi. Kuigi mind nagu pigem paneb imestama, et tegelikult meil on nii palju muid probleeme, millele tasuks nagu rõhuda ja lahendada, et huvitav, et just nagu siuksed asjad lähevad nagu tänapäeval luubi alla, kui on nagu Eestis on nagu tõsiseid muresid, mis vajaks nagu palju rohkem nagu lahendamist ja mingit seadustamist, kui nagu siuksed võib-olla asjad, mis kokkuvõttes puudutavad võib-olla 200 inimest, ma ei oska, ma ei tea neid statistikaid ega midagi, aga reaalselt, et neid ju linnapildis ju näha ei ole, on ju. Kuigi räägitakse, et see olla tänapäeva suur trend lausa. Et võib-olla see on kindlasti hea neile inimestele, kes seda vajasid ja aga lihtsalt, et sellest tehti nagu nii suur skandaal või probleem või et minu meelest tuleks nagu veits tähelepanu pöörata muudele asjadele kui asjadele, mis võib-olla puudutavad vähemust. Aga tuleme taas muusika juurde tagasi. Kui suurele publikule sa oma elus oled esinenud? Ma arvan, et kõige suurem auditoorium oli mul see oli seal Valgevenes või kuskil? Eelmine suvi seal Valgevenes, kui saalis istus 7000 inimest ja telekat vaatasid miljonid. Kuidas ennast tundsid, et võttis jala värisema või mis tunne see on selline? Tegelikult mul oli see probleem, et ma sain mingit naljakat meiki või ma ei tea, mis see oli. Aga ühesõnaga, see meik pani mul silmad hästi pisardama. Ja sellest tekkis ka võib-olla natuke närve, siis kui sa ikka astusid sinna ette ja siis silmad voolavad vett, siis oli nagu natuke imelik olla küll. Ja eks see, kui sa seal kardinate tagant nagu tuled sinna suurele lavale ja sa tunned,
tuul liigub ja õhk liigub ja see on ikka hoopis teine tunne, kui ma ei tea, esineda kuskil Tallinna. Aga said hakkama, sul läks hästi? Tallinna ööklubis. Mul läks, selles ma ei mäleta, ma jäin vist sinna kuskile keskele ja ega ma otseselt nagu ei lootnudki mingit head kohta saada. Minu jaoks oli see lihtsalt nagu väga-väga suur lavakogemus ja selle ma sealt ka sain. Ja seal sa kohtusid Dima Bilani ja Pugatsjova tütrega ka? Vahetasid paar sõna ka või mismoodi? Ei, otseselt ma nendega ei kohtunud, aga jah, seal olid, ütleme nii, et seal oli kõik Vene staarid põhimõtteliselt kohal. Isegi siis tolle aasta Eurovisiooni võitja Emily de Forest, et tema esines ka seal. Sul on väga palju selliseid hittlugusid, mida esile tõstaksid? Millist lugu just? Mida pead õhtu jooksul näiteks mitu korda laulma, esitama? Ma arvan, et minu ajaks on võib-olla kõige süke tähtsam lugu just see viimane singel Seistes pilvedel. Sest kui ma hakkasin selle Artjom Savitski projektiga tegelema, siis ma mingi hetk nagu kartsin ise sõnade kirjutamist. Et mulle tundus, et nad ei ole nagu piisavalt head ja ma ei oska nagu nii hästi oma mõtet väljendada. Võib-olla mul ei olnudki nagu millestki kirjutada. Ja siis selles loos ma jällegi katsetasin. Ja mulle tundub, et see tuli nagu päris nagu aus ja vahetu ja nüüd ma otsustasingi, et ma pigem kirjutan sõnu ise, et see on nagu nii-öelda kõige õigem oma lugude puhul ikkagi edastada nagu oma sõnumit, mitte osta seda sõnumit kuskilt mujalt sisse. Õige tegu. Hoia veel, riigista mul kinni käest, nii päeva vedame, seistes pilvedel. Päevast päeva ruutates näeme vaevat ellu jääda, tõustes elu treppidel. Vaid kord elus elades pühendume materiaalsele, lähe teine teisele. Kui saabub meie aeg, süda hüüab kõigest täist. Hoia veel, riigista mult kinni käest, nii päeva vedame, seistes pilvedel. No mul on sulle 1 miljoni küsimus. No nii. Kas sa tead, milline laul on maailmas kõige enam lauldud laul? Äkki see on mingi Happy New Year? Appa see. Happy on õige. On jah? Äkki see ongi Happy siis või? Happy birthday. Selge. See oli väga lihtne küsimus tegelikult. Aga kui nüüd aasta alguses siin valiti Eesti läbi aegade kõige parem, kas oli bänd või muusikaalbum ja kelleks oli siis Evert ja Draakonid. Ausalt öeldes ma olen šokis. Kas sina ka? Eesti siis kõige parem. Kõige aegade kõige parem. Ja ma ei oskanud selle peale ka midagi osta. Nojah, ilmselt nad siis ei nagu, et võib-olla siis ei arvestatud võib-olla Eesti alla seda nii-öelda nõukaaega või ma ei oska öelda, aga ma ise oleks pakkunud ka võib-olla mingit Jaak Joola mingit plaata või midagi sükest. Et muidugi Evert on väga tubli ja see kuidas ta, sest ma tean, et Evert tegi oma asja ikka väga-väga kaua ja siis äkki nagu ta sähvatas, et sellega, mis talle meeldib teha ja selles suhtes ka, et respekt talle, et ta ei läinud seda nii-öelda lihtsalt popiteed, vaid ta ikka nagu raius sinna samma oma kivi ja tal õnnestus see. Varsti tuleb ju jõuluperiood, kas sul on kõik nädalavahetused juba kinni broneeritud? Et kuidas esinemistega lood on viimasel ajal? Jah, vaata nüüd tulevadki need pigem siuksed kinnised üritused,
et see on nii tavaline, et küsitakse muusikult, et aga miks sa kuskil avalikult esine, aga tegelikult on kõik nagu vaata kinnised üritused, kuhugi ei saagi kedagi kutsuda, et on tellitud ja sa lähed ja esined. Et jah, et detsember on jah Eesti muusikute nii-öelda raha teenimise kuu. Et siis pead jälle kevadeni vastu, jah? jah, just. Artjom, ütle, mis on need 3 asja, ilma milleta sa elus hakkama ei saa? Vesi, õhk ja ütleme siis armastus. Kõlab hästi. Mis sind õnnelikuks teeb? Õnnelikuks? Ma arvan, et üleüldiselt just oskus olla õnnelik ja mitte lasta nii-öelda halval energial ennast nii-öelda alla vedada, et isegi kui elus juhtub nagu midagi läheb viltu või läheb halvasti, et pigem nagu näha positiivset külge, õppida sellest ja siis võtta nagu elukogemusena kaasa ja otsida kohe nagu sellele lahendusi ja kuidagi positiivselt sellest välja tulla. Et näiteks pärast Superstaari saadet, et mul oli siuke languse periood, kuna poole aastaga sa jõuad ikka selle, eriti veel 18-aastaselt, sa jõuad selle nii-öelda võib-olla natuke pettekujutelmaga nagu ära harjuda, et sa elad hotellis, sulle tuuakse hommikust õhtuni süüa, viiakse bussiga stuudiost ära, et kõik oli nagu ette-taha ära tehtud ja oligi nagu konkreetselt oligi siuke unelmate staari elu, mida tegelikult Eestis ei ole, Ja siis, kui see ära lõppes, siis mingi hetk või tekkis peas küsimusega, mis nüüd edasi? Et ma ei pea nüüd ise majandama ja ise nagu mõtlema, et kuidas ma stuudios lugusid salvestan ja esinemisi kokku leppima ja reaalne elu hakkas reaalne elu peale. Ja siis mul oli nagu mingi hetk nagu siuke languse periood, et ma sain aru, et tegelikult oli see kõik nagu siuke lihtsalt ilus pooleaastane unistest elu. Ja siis ma sattusin võib-olla korraks siukse masendus võib-olla väiksesse deprikasse. Ja siis ma lihtsalt vedasin ennast välja just mõeldes sellele, et tegelikult see on minu elu suur kogemus ja ma peangi lihtsalt ise sellest välja tulema ja lahendusi otsima ja teinekord lihtsalt mitte langema nii madalale, vaid kohe tegelema ja otsima lahendusi, et selliseid asju juhtuks. Väga lahe jutt oli. Artjom, ma väga tänan, et ma suga täna tuttavaks sain. Väga lahe oled. Ja ma soovin sulle, et sa leiaksid endale selle õige armastuse. Aitäh!